tänaste piirangute valguses me peaksime kontrollima inimesi, kes on piiratud alal. Ja ainus piiratud ala sellel üritusel, nagu on rattamaratonide sari, on ikkagi staadikoridor. Meie jaoks väga palju muud ei muutunud kui see, et me pidime natukene ja meie osavõtja pidi natukene aega varuma, et see nii-öelda inimeste küsitlemine, monitoorimine, käepaela pealepanek võtab mingi aja. Täna oli isegi üllatavalt populaarne meil see testimise telk, et me pidime siin testi juurde tooma vahepeal. Et kõik mulgeski rahulikult, eks see on uus normaalsus. Me ilmselt kõik harjume sellega ja praegu tundub, et saame hakkama. Meil alguses ikkagi oli seal mingi selline 6-7 sõitjat ja siis vaikselt niimoodi hakkasid nad sealt ära pudenema. Et kuna see sõidu selline esimene pool või isegi natuke rohkem on selline rohkem üles-alla ja veidi tehnilisem, siis eks ma ise üritasin ka seal mingisugust ikkagi tempot nagu teha ja natukene neid tempo muutusi sõitu sisse tuua, et lihtsalt eesmärgiga see grupp väiksemaks saada ja miks mitte ka kõik konkurendid selja taha jätta. Et lõpuks tegelikult niimoodi vaikselt pudeneski, et teime Gerdiga kahekesi kuni siis kuskil seal 10 kilti ja lõppu, et tegi sõiduvea ja see oli selles mõttes selline otsustav koht, et seal ei saanud nagu ootama jääda, et tuli viimane jõud veel pedaalide kaudu maasse nii-öelda viia ja tuli üksi lõpuni. Kui alguses tundus, et Martin ja mina olen kõige tugevamad ja Martin isegi tundus natukene teravam, et tegi siin mõned rünnakud. Aga püsisin ikka ilusti taga ära, aga siis mingi 10 kilti või seal kandis enne lõppu. Täitsa niisugune rajares mingi juurikas või känd või selle taha ma jäin pedaaliga kinni ja siis olingi ootamatult niimoodi ilge mütakaga vastu maad ja siis kui ükskord püsti sain ja liikuma jälle, siis aheli päris korralik sees ja tõmbasin hoo üles, aga siis ei paistnud enam Martinit ja tundus, et siis oli tehtud see ja siis ma sõitsin juba teise koha peale. Stardist alates lihtsalt kogu aeg tuli pingutada, et mingitel hetkedel sõitsid tüdrukudel minuga koos, aga ma üritasin keskenduda sellele, et endast lihtsalt maksimum anda ja siis sain mingi hetk nendega vahe sisse ka. Mis emotsioone pakub sulle rattasõit üldiselt, et ütleme harrastaja võib-olla siin mõtleb natuke teistmoodi rattasõidus, sina kui nii-öelda proff kindlasti omas maailmas mõtled sellest, et mis emotsioone see tekitab sind? No profiks ma ennast kohe kindlasti ei pea, aga võistluste väliselt on see, et kui muidugi see eeldab küll natuke ilusamat ilma ka, et mulle meeldib tegelikult võtta jalgratas ja sa saad minna ükskõik kuhu sa tahad ja leida ilusaid kohti Eestimaal, et see vabadus, et sa lihtsalt lähed ja teed ja sõidad ja vaatad ja sa saad sellest veel ka nagu trennikirja, et see ongi nagu see, mis on äge.
proua president, Jõulumäe rattamaraton läbitud aastal 2021. Rääkige, kuidas tänane sõit möödus ja mis olid sellised, ütleme, ärevad või otsustavad hetked teie jaoks siin rajal? Ei, minul ei ole ärevaid ega otsustavaid hetki rajal, et toredad inimesed on raja maha märkinud ja pakuvad raja kõrval süüa-juua, et siin ei ole midagi nagu otsustavat. Mul mõni koht oli selline, et vist paar tõusu tuli ka jalastada, et ei olnud lootust ka, et sealt üles saab, aga muidu oli päris tore. Ja muda ei ole see suvi näinud, et kui muda näeb, et siis kohe nagu võtab vähe imelikuks tunde, aga muidu väga super rada, et raudselt nagu Estonian Cupi sarjas minu lemmik seni. Eestis on kindlasti vapustav sõit erinevatel radadel, aga kui peaksite ühe välisriigi välja valima, kus on nauditav vaade või mingi muu element, mis selle väga heaks teeb? L'Hexagon Mon Amour, Prantsusmaa, et Prantsuse Alpides ikkagi ma arvan, et on nii MTB-ga kui maanteerattega kui suuskadega tegelikult hästi palju peale hakata. Kohutavalt raske, väga rets oli. Ma just sain nagu terveks ja mõtlesin, et tulen teen siukse mõnusa trenni ja järsku vaatan, et täitsa lõpp nagu minu siis kõige suurem konkurent Merili Metsalu. Olen temaga järsku ühes pundis, vaatan pulssi ja siis ma lihtsalt mõtlesin, no pean nii kaua vastu, kui pean, nagu rada oli üliäge, täpselt nagu mulle sobiv ja kõik oli nagu ülituus ja ma andsin endast kõik. Head emotsioonid olid. Raske. Pudeli kaotasin ära, läksin tagasi, kõik vaatasid. Eksin rajalt. Ja siin ma olen. Aga rada võtab läbi, on pigem keerulisem või selline lihtsalt läbi kulgemine? Ei ole, tehniline, liivane. Jõulumägi on jõulumägi. Sellepärast me käimegi siin.